Et see tunne, et võib-olla kõik ei ole hästi, aga vähemalt ma olen siin. Kui oleks keegi teine, no ma ei tea, on ju häid õpetajaid ka, aga mul on väga hea meel, et mina olen siin ja saan sellega tegeleda. Panna õpilasi tööle oma sisemisest soovist ja mitte selleks nad peavad, et praegu kool on nagu mingi sunnitööasutus. Mul enda põhikooli kogemus oli ikkagi selline väga tugev ellujäämiskool. See innustas mind muutma seda keskkonda. Et teha seda nii, nagu minu meelest võiks teha, et kool ei oleks nii nõme. On väga raske, kui sa näiteks klassis on 20 õpilast, siis sa pead röökima üle klassi, et kõik vait jääks ja ma tean, mida õpetaja Priit tunneb. Vahel on tunne, et mõni tund ei õnnestunud, aga siis tuleb jälle järgmine tund nagu paremaks teha. Ma arvan, et see ongi õpetaja töö juures hästi hea. Saad pidevalt areneda. Sa mitte kunagi ei saa täna öelda, et täna sa andsid ideaalse tunni. Sa homme võid teha veel paremini. Sest eks neid tagasilööke tuleb ikka päris palju just sellega seoses ka, et ega süsteem üldiselt siiski ei toeta seda. Meie ideed, et iga laps suudab. Mulle meeldib see, et iga päev on erinev ja need väiksed pisiasjad. Esiteks see, et sa ei tea kunagi, mis tuju neil on, sa pead pidevalt kohanema ja see on väga põnev, see on väga põnev. Ehk siis minu aasta on pidevalt selline õppimine, mida ma ülikoolis tegin võib-olla paar korda semestris. Isiklikult arvan, et kool vajabki võimekaid inimesi, sellepärast, et õpetada põhikooli õpilasi, see on kindlasti sellele inimesele suur väljakutse. Kõige parem meesõpetaja. Tuli palju uut informatsiooni, mis enne teised õpetajad pole meile rääkinud. Priit on siuke norm vend, ta teeb igas katsmine värke. Kõik õpetajad võiksid olla sellised nagu tema. Ja see on nii tore, kui nad tulevad ja kingivad sulle selle lihtsalt niisama. Ja mingi loovus tuli juurde. Et ta ainult ei ole siin nagu õpetaja, vaid ütleme selline ühiskondliku elu ja üldse kodaniku arendaja. Ja tänase seisuga on sarnased programmid nagu Noored kooli 17 riigis üle maailma. Kui Noored kooli programmi kogemus praegu ju hindavad mitmed Eesti juhtivad tööandjad, siis tänu sellele Teach for Allile lisandub see dimensioon siia, et samamoodi mitmed rahvusvahelised suurettevõtted hindavad väga seda kogemust. See on selline meeletult kõva juhtimise kogemus. Ma arvan, et kes käib läbi selle kooli, see võib suvalisel erialal võtta juhi rolli minu arust. Et ka töös on töötajad kohati samad, nagu on koolis õpilased, kes kõigest ei pruugi olla huvitatud, aga sa pead selle motivatsiooni leidma nende vaatenurgast lähtuvalt. Et kas sa oled liider seal klassi ees või liider kuskil ettevõttes, siis sisulist vahet seal tegelikult ei ole. Ma ei tea ühtki asutust, ükski organisatsiooni, kus vastutus oleks mehel nii suur kui koolis. Ma arvan, et kui keegi tahab oma elus mingit sellist tõelist tööd, mille puhul ta tunneb, et ta tõesti teeb midagi ära, siis õpetamine on tema jaoks. Mitte karta uut olukorda ja kuigi sa oled saanud ettevalmistuse võib-olla muus vallas, siis lähed sa hoopis tegema teist asja. Ma arvan, et see annab elus uue vabaduse.